Alpiini F1 meeskonnas on nüüd sul ametis oldud juba isegi rohkem kui 3 kuud, kätinud praegu 1. aprill. No räägi, mismoodi need esimesed kuud sinu jaoks on möödunud, et kilometraaži F1 erinevate autodega vist istumise all on juba päris palju. Jaa, ütleme nii, et seda kilometraaži võiks alati rohkem olla, aga see kilometraaž Formula 1 autoga on alati väga limiteeritud ja ma ütleks, et mina olen isegi seda vägagi palju saanud. Et nii nagu plaanis oli, siis on mul neid testipäevi olnud juba 3 see aasta, et kokku 4 võttes arvessega eelmise aasta lõpus toimunud testipäeva ja tegelikult kogemus juba autoga on päris hea. Et ma ütleks, et ma olen jõudnud sinnamaani, kui mulle nüüd öeldakse, et ma pean järgmine päev hüppama autosse ja kogu etappi kaasa tegema, siis ei ole mitte ühtegi asja, mis mind hirmutaks. Et mul on kiirus olnud hea, stabiilsus olnud hea, nii ühel ringil kui ka nendel pikematel sõidu simulatsioonidel ja stardid olen paika saanud ja olen tugevalt töötanud kogu tiimiga, et õppida kõiki tundma. Et tegelikult ju Formula 1 tiimis üks kõige suuremaid ülesandeid sõitjal ongi tiimi liidri roll. Et kui neid töötajaid seal on sadu ja isegi tuhandeid, et sa oskaksid inimestest parima välja saada. Et ma olen seda väga õppinud siin ja õnneks mul endale meeldib inimestega suhelda, et see on mul hästi välja tulnud. Siin pressikonverentsil ütlesid ka, et õige pea on sul aeg ka suuremate kaamerate ees võib-olla ringi sõita, et saad aru, et su endale natuke juba teada, mis tulevik toob. Jaa, muidugi on. Ja eks seda on ka tegelikult tiimi poolt öeldud, et kindlasti on see aasta plaanis neid vabatreeninguid mul teha. Aga jah, et seda ei ole veel välja öeldud, et kus ja millal. Et ma väikse vihje andsin, aga ma kahjuks rohkem öelda ei tohi. Et selles mõttes kindlasti ma see aasta ka nendes päris Formula 1 sessioonides osa võtan, kus kohas täpselt ja kui mitu korda. Seda ma öelda ei saa, ma ise lipend-näpet tean seda, aga ei ole ka täielikult see plaan meil paigas. Aga et neid võimalusi tuleb ja selles mõttes see on mulle väga hea võimalus siis näidata ka kogu ülejäänud maailmale, et mille kallal ma siin töötanud olen ja milleks ma võimeline olen.